See olen mina, Jaak. Parasjagu olen ma 8-aastane. Ma elan Õismäel, uues elurajoonis, mida pidevalt ehitatakse. Mu elu on suurepärane, sest ma näen Soome televisiooni. Minu isa õpetab meid pildistama. Nüüd pildistan ma kõiki tähtsaid asju oma elus. Esimesed fotod teen reklaamidest ja filmidest, mis tulevad Soome pealt. Siin on meil külas sugulased Lõuna-Eestist, kus Soomet ei näe. On reede õhtu. Me vaatame perega tallast, nagu ikka. Aga meie sugulased näevad tallast esimest korda. Ja see on teine tallas, mida nemad näevad. See on lummov spiritistlik seanss, kus minu ema on meediumiks. Tema tõlgib maakeelde kõik need võõrad tegelased oma armastuste ja muude inimeste vaheliste suhetega. Aga meie sugulased näevad siin esimest korda elus inimesi, kes joovad viskit jääkuubikutega ja käivad tööl pilvelõhkujas. Valgete hammastega mehi ja ilusaid, aga õnnetuid naisi. Ja kõik on miljonärid. Siis ma lubasin Urvele, oma onutütrele, et ma kirjutan talle iga nädal, mis tallases juhtub, et ta ei kaotaks sidet selle päris maailmaga, millega ta meie juures Õismäe kodus kohtus. Algusest oli Miss Elli ja vana Šopp. Siis natukene hiljem nad olid täitsa närvis. Politsei kuulas siis üle. Tuli Suu Ellen. Kõik kahtlustasid Suu Ellenit. Pühade ajal ei saa kohe magada, rõõm on vaja kõigiga jagada, varakult tõusen ja pesen ennast, küüringa puhtaks ka väikese venna, jookseme aknale, rongkäik läheb, miks on neid toredaid pühi nii vähe. Me kasvasime üles külma sõja ajal. Eesti oli okupeeritud ja tehtud Nõukogude Liidu osaks. Elagu 1. mai, rahvusvaheline solidaarsuse päev! Urraa! Urraa! Elagu Nõukogude Liit! Meie ja vaba maailma vahel oli raudne eesriie. Aga läbi selle imbusid raadiolained. Need kõlasid sealjuures, nagu nad ei tuleks ookeani tagant, vaid ookeani põhjast. Tuhat 400 segamisjaama Nõukogude Liidus saatsid lääne jaamade lainepikkustel sahinaid ja vilet. Eestis oli raadio sel ajal ainus side vaba maailmaga. The following broadcast is in Estonia. Viiekümnendatel aastatel astub maailm uude televisiooni ajajärku. Tallinnas alustab Eesti Televisioon. Tere õhtust, seltsimehed! Eesti Televisioon alustab oma saateid. Meilt Tallinnast liiguvad telelained ka 80 kilomeetrit põhja poole. Aga seal on juhtumisi Helsinki, Soome pealinn. Soomlastel aga veel oma televisiooni pole.
Nõukogude Eesti Televisioon paneb samal aastal käima omad soomekeelsed saated. Neis kõnelevad rõõmsad nõukogude töölised. Ja työlliset on selle yle rõõmsad. Niin työntekijät ovat tyytyväisiä ja iloisia automatisoinnista, sillä koska nykyaikana pitää aina saada parempaa ja parempaa tuotantoa ja tuloksia, niin silloin se on aivan luonnollista tämä automatisointi. Tämä on tietysti täysin selvä, että ne suuntasivat tämmöisen propagandakanavan tänne Suomeen, niin tämän oman punaisen sanomansa välittämiseen. Käib külm sõda ning Soome on selles justkui ei kellegi maa. Läänelik riik, kus Moskva loata, ei juhtu ometi midagi. Soomes asuvad Nõukogude sõjaväebaasid. Levivad kuuldused, et venelased panevad siia baasi telesaatjad püsti ja uputavad Soome kommunistliku propagandaga. Lääne luureteenistused kardavad, et kaotavad Soome täielikult venelastele. Taistelua käytiin juuri tämän tyyppisessä valtiossa niin kuin Suomi, siis tätä taistelua sieluista. Amerikka diplomaadid Soomes mõistavad, et aeg on vastu tegutseda. Salajased telegrammid Ameerika saatkonnast Washingtoni nõuavad kiiret sekkumist, et Soome televisioon lääne toega käivitada. Nii lähebki. 2 aastat pärast Nõukogude Eestit teevad soomlased oma telekanali lahti. Alul on se muidugi leebe ja ettevaatlik. Tervetuloa seuraamaan jouluaaton iltaohjelmaa. Aluksi lähdemme kamerakierrokselle ja kello 20:30. Puhkeb Praha kevad, tšehhide mäss kommunistliku režiimi vastu. Meil sellest peaaegu ei räägita, nagu polekski midagi. Nõukogude televisioon näitab niisugust pilti. Siin tervitavad tšehhid külalisi Nõukogude Liidust. Ja näete, see tädi siin skandeerib družba, družba. Soomlased meist 80 kilomeetrit põhja pool näevad aga niisugust reportaaži. Tšekkoslovakia elää 5. miehityspäiväänsä suurten joukkojen siirtojen merkeissä, erityisesti Slovakiassa. Nyt tulee tuoreita joukkoja. Tänä aamuna Tšekkoslovakian laillinen hallitus oikaisi uutistoimisto TASSin levittämät tiedot, että Prahassa muka olisi liikkeellä asein kuormattuja siviiliajoneuvoja. Päinvastoin miehittäjien taholta on aiheetta tulitettu siviili-ihmisiä. Järgmisel päeval möllab Helsingis esimene Nõukogude vastane meeleavaldus peale sõda. Se herätti niin tavattoman suuren tyrmistyksen ja pettymyksen, koska täällä oli aika moni, jotka uskoivat, että on mahdollista muodostaa ihmiskasvoinen sosialismi. Siin viivad valgetes kinnastes politseinikud mõned häälekamad üliõpilased Nõukogude saatkonna eest ära, aga venelased on ikka väga pahased. Saatkonna tagaväravast siseneb samal ajal Soome televisiooni peadirektori auto. Nemad ju selle jama kokku keeranud on. Ta on kamandatud aru andma, miks Soome televisioon levitab valet ja hüsteeriat ja lõhub sõbralikke suhteid idanaabriga. Siitä he loukkaantuivat aika lailla, mutta eihän sille mitään voineet. Ohjelma oli lähetetty eikä meillä katumus ollut mitenkään erityisen suuri. Telepilti Prahast ja Helsingist vaadatakse huvi ja kohkumusega ka Tallinnas. Televiisorid on selleks ajaks juba enamikes Nõukogude Eesti kodudes. Samal ajal asutakse Helsingi lähistele ehitama uut ja võimast telesaatjat. Asjatundjad näevad aga kohe, et kogu loos on midagi väga kummalist. Espo saatja ei olnud suunatud enamus sealt Soome mandri poole, vaid oli täiesti ringdiagramm ehk
pindalalt või saatja võimsuselt vähemalt poole oli suunatud lõuna poole ehk lahe peale. Kas praktilised soomlased kütavad vett Soome lahes niisama? Edward Lucas on aastaid uurinud külma sõja telgitaguseid. Yes, I'm sure the American CIA station chief in Helsinki at the time was well aware of it, and he would have been perhaps encouraging the Finns to build it as bigly as high as possible. Kyllä länsivallat aivan varmasti tiesivät, että tämä Suomen television kattavuus ulottui tästä Tallinnaan tai siis Pohjois-Viroon. Muidugi näeb masti taga jänkide kõrvuga Nõukogude press. Masti on ehitanud Ameerika firma. Veel enam. Nad on teinud selle meelega piisavalt kõrge, et ideoloogiline mürk ka Eestisse jõuaks. Ajaleht põrutab. Soome kapitalistlik Ladvik ja USA propagandistid on võtnud eesmärgiks dehumaniseerida Nõukogude inimese, eriti noorte isiksust, vägivalla, julmuse ja seksuaalse lodevusega. Öhtulehden toimittaja sanoo, että Suomi haluaa dehumanisoida Eestin nuorison. Että me tässä mielessä tarkoituksella lähetämme Eestiin ohjelmia. Tämähän oli aivan älytön väite. Muidugi kerkib Tallinna majade katustele antennide mets, oksad siruttumas Soome poole. Ent Vene telekatega Soomet niisama lihtsalt ei näe. Tehniline standard on erinev. Nendega nägi küll mustvalget Soome televisiooni pilti, aga heli paraku ei tulnud. See olen mina, Joosep. Ja meie pere suure saladuse koorem on siin pildil mu silmades näha. Kui ma olin umbes 9-aastane, tegeles terve meie pere illegaalse äriga. Mina, isa ja ema. Ma teadsin, et niisuguste asjade eest võis siis vabalt kinni minna. Nii oli meil telefoni asjus sisse seatud karm kord. Telefonil tuli lasta 8 korda heliseda. Siis katkestas helistaja kõne ning valis kohe uuesti tagasi. Alles siis võis toru tõsta. Nii helistasid isale ta kunded. Isa oli tipis tööl, elektroonikainsener, aga palju rohkem raha sai ta Soome TV-plokkide tegemisest. Neid tegi ta kodus, oma toas, mille akende ees olid alati rasked pruunid kardinad. Pakun, et kõik isa kolleegid tegid tol ajal kodus selliseid blokke. Mut eipä hätää, selitti uljasta, jorosvojen perään. Moskvale teeb peavalu üha uusi ohvreid leida videoloogiline viirus läänest. Kõige taga nähakse CIA kurja kätt. Saa kaikki taas nauttia suklaasta, maksituplasta sekä tuplasta. Nõukogude propaganda tulistab tigedalt vastu. Vabariiklikus poliitharidusmajas on loodud vastupropaganda metoodika kabinet. Vastavalt stendilt saab iga propagandist kiiresti selge ja põhjaliku ülevaate vastupropaganda eesmärkidest, vormidest ja meetoditest. Meie lapsepõlve Nõukogude filmides kütivad Ameerika eriteenistused õela innuga süüta Nõukogude inimesi. KGB juhiks on äsja tõusnud Juri Andropov, Praha kevade verise mahasurumise arhitekt. Ta on kõva käega mees, kes juhib maailma suurimat luureagentuuri, tuhandete agentidega sadadel maadel. Kuskil siin KGB peamaja korrustel asub Andropovi loodud eriosakond lääne mõjudega võitlemiseks. Nemad peavad vastutama ka selle eest, mis toimub Nõukogude laste peas.
Eestit saadetakse Moskvast inspekteerima erikomisjon kõrge KGB ohvitseri juhtimisel. Komisjoni alluvusse viiakse salastatult rühm Eesti sotsiolooge, keda juhib Hagi Shein, saatuse tahtel hilisem ETV juht. See oli salastatud uurimus, millega püüti teada saada Eesti teleauditooriumi, eriti noorte suhtumist Soome televisiooni. Aga Soome televisioonist on saanud eestlaste lemmikjaam. Päris kindlasti olid Eestist saadud tulemused Moskva ideoloogidele muret tekitavad. See häiris neid, sellele tuli vastu astuda. Moskva käseb uputada Soome saated rauaga. Eestisse ehitatakse üha uusi telemaste, mis tulistavad Nõukogude programmi. Meie kodurand, Soome lahe lõunakallas, üks ilusamaid paiku maailmas, on nüüd muutunud külma sõja eesliiniks. Ent ameeriklaste vastukäik on kaval. Rindele toomiseks on valmis hoopis uus, nähtamatu ja püüdmatu imerelv. Siinä oli tämmöinen taitava, taktinen, jopa tämmöinen nerokas ohjelma taustalla hajottaa se kommunistileiri. Georgi Potšeptsov on ideoloogilise sõja tunnustatud erispetsialist. Ta on ameeriklaste meetodeid põhjalikult uurinud. Большие объемы работы проводились с перебежчиками, с туристами. Вы агент советской разведки? Нет. Искалась искалась карта мира советского человека. Вот голова советского человека как бы была разрезана, и нужно было сформулировать путь, по которому его можно увести. Вот. И этот путь был найден. Я знаю беседу с людьми, которые беседовали к замдиректора ЦРУ и прочее. Эти вещи очень высчитывались, в смысле, какая тематика должна быть, по какой тематике можно лучше влиять на людей. Ареной борьбы в любом случае, в этом случае была то, что сегодня называется мягкой силой. Это было телевидение, массовая культура. The Western television was really an unconscious agent of soft power. I think that for the Western secret services, it became an increasing asset over time. Есть сила жесткая, которая принуждает, условно танк. И есть сила мягкая, которая привлекает, условно фильм. I was brought up on goat's milk, had a ration of vodka in the army, and now champagne. From goats to grapes. That's drinking in the right direction. Soome televisioon näitab filmi Niinotška, võrratu Greta Garboga peaosas. See on lugu Nõukogude naiskomissarist, kes armub ameeriklasse ja reedab kommunistlikud ideaalid. It's good. Moskva jaoks on filmi näitamine Nõukogude vastane akt. Lausa nii vaenulik, et Soome televisiooni juhid kutsutakse Moskvasse. Väga tõsisele vestlusele. Eesti parteijuhtidel on oma ettepanek. Tuleb ehitada niisugune seade, mis Soome saadetele vahetiitrit tekitab, et vale info ümber lükata. No näiteks nii. It's funny to look back. I was brought up on goat's milk, had a ration of vodka in the army, and now champagne. See kava tunnistatakse nii-öelda antud etapil teostamatuks, ehk lihtsamalt öeldes lolluseks. Aga oht, et venelased telelaineid segama hakkavad, jääb. Soome televisioon on selleks ajaks saanud üheks peamiseks praoks, mille kaudu pehme jõud takistamatult Nõukogude Liitu imbub. Eestis saab hoo sisse põrandaalune äri Soome telekavadega. 1940.
Vanaisal oli üks rindesõber Endel, kes töötas rajooni täitevkomitees. Said kirja, jah? Vanaisa oli koolidirektor. Tal oli kabinetis trükimasin. Endlilt jõudsid kavad vanaisale, tema käest üks trükitud koopia emale. Ema töötas polikliinikus. Õhtuti aitasin ma tal Soome TV kavasid ümber kirjutada. Siis ema müüs neid töö juures rulatükk. Mina sain iga ümber kirjutatud kuu aja programmi eest 10 kopikat endale. Koolis olin ma nende kavade pärast kõva mees. Mingil ajal mõtlesime me koos paari klassivennaga välja niisuguse nalja. Ma kirjutasin kavadesse ühele õhtule. Seksfilm algab kell 2 öösel. Ei tea, kas see oli tõsi, aga räägiti, et linnas oli öösel ikka päris mitme korteri aknad süttinud. Heitlus meie põlvkonna hingede pärast algab sel 1975. aastal. Olgugi, et paljud meist pole siis veel sündinudki. Lääneriigid teevad venelastega kavala diili. Täna saabus Soome pealinna Nõukogude Liidu delegatsioon, et võtta osa Euroopa julgeoleku ja koostöö nõupidamise lõppetapist. Delegatsiooni juhib NLKP Keskkomitee peasekretär seltsimees Leonid Iljitš Brežnev. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad... Siin kirjutab Brežnev alla Helsingi hartale. Külma sõja poolte mõjusfäärid pannakse paika. Lääneriigid lubavad Nõukogude omi mitte torkida. See aga lubab muuhulgas telelaineid mitte segada. Konks on alla neelatud. Neuvostoliitto ehkä luuli, että nämä rajat on nyt sinetöity, mutta toisaalta ne lähtivätkin murtumaan tämän lisääntyvän sananvapauden ja muiden yhteiskunnallisten kansalaisvapauksien avulla. What the Helsinki agreements did in a way was to kind of crystallize the West's soft power. I think it was a kind of major soft power battle in the end. Nykynuorison lempitanssia ovat disko, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Aga siis ühel õhtul näidatakse Soome pealt selliseid liigutusi. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon. Nüüd läks diskoks igal pool. Meie koolis muidugi ka. Need lood tiksusid pidevalt meie kõigi peades. Ja need laulud rääkisid armastusest ja muudest inimeste vahelistest suhetest. Teated läänelikku tantstõppe nakatunud Nõukogude Eestist jõuavad kiiresti Moskvasse. Seda korda aga midagi ette ei võeta. Slava našej Leninskoj partiji. Käivitub kurikavala Andropovi plaan. Kõik ju näevad, et Brežnev on kiirelt kustumas. Brežnevi selja taga käib äge võimuvõitlus. Andropov ja tema KGB mehed kasutavad bardakki nii-öelda ideoloogia rindel, trumpkaardina võimalike konkurentide vastu. Hirmunud Nõukogude Eesti asehaldur pelgab, et ka tema pea on ohus. Ta kihutab Moskvasse ja tõotab, et saab olukorra ise kontrolli alla. Võimumeestel on selge plaan. Massiliselt leviv disko tuleb kodustada. Kährikust peab saama puudel. Mitu uudissõna meie keelepruugis tüvest disko, kuid juba juurdunud nagu puugi, mida istutab diskor vabariiklikul atesteerimisel. Üle maa luuakse rühmad komsomoli aktivistidest, kes peavad vaenlase sammud selgeks õppima. Seksikas vorm aga Nõukogude sisu. Millised probleemid siis diskotantsiga?
Kõigepealt see probleem, et me nagu leiutaks uuesti jalgratast, sest igal pool maailmas tantsitakse diskot. Me aga ei pääse nagu materjali lähedale ega ei näe ka mida teised teevad. Paraku on need sammud hiljaks jäänud. Selle aja rütmid on hoopis teised. Nõukogude Liit ründab Afganistani. Suhted läänega muutuvad väga pingeliseks. Sõdiva suurriigi provintside ninamehed vahetatakse tagala kindlustamiseks välja. Ka Eestile on Moskvast määratud uus ülemus. Tema nimi on Karl Vaino, vana raudteemees. Tema peab siinse elu raudsetele rööbastele sättima. Nii, ja siin marsib filmikamerate ette meie põlvkond. Papist lilledega ja Eesti rahva riietes. Me lehvitame Karl Vainole ja tema lehvitab meile. Disko asemel on telekas nüüd hoopis teised tantsud. Kuskil kaugel käib aga päris sõda. Karl Vaino teeb oma esimese visiidi Soome. Sinna pannakse püsti hiigel suur pronksist Lenin. Kõik naeratavad, nagu oleks neil pool sidrunit suus. Nõukogude Liit märgistab oma mõjusfääri. Aga mõjusfääride kohal, läbi majade ja linnade, üle maa ja mere, hõljuvad kinnipüüdmatult telelained. Alguses ei saanud kõik meie külainimesed päris hästi aru, millest ma räägin. Aga nii umbes 6 aja pärast hakkasid nad juba ise poesabas uurima, et mis siis ka Tallase kandis uudist on ja. Kui tuli talv ja lumi maha, jooksin ma iga Jaagu kirjaga majast majja. Igal pool mind oodati. Kõik tahtsid teada, mis Tallases saanud oli. Ja mina siis rääkisin neile, kes olid selle ära teeninud. Ja tahab kohtunikele tõestada, et Suu Ellen on alkohoolik. Päike paistab ja inimesed on rõõmsad. Toimub jalgpallimatš, millele järgneb rock-kontsert. Kontsertile järgneb aga korralik noortemäss. Lollaka Nõukogude Eesti elu vastu, mille elavaks sümboliks on kiirelt muutunud Karl Vaino. Miilits peksab peo laiali. Otsitakse süüdlasi ja leitakse ka. Süüdi on muidugi punkarid. Aga kuidas noored inimesed Nõukogude Eestis teavad punkarid olla? Aga nad on ju seda näinud Soome televisioonist. Ja kes on süüdi selles, et noored inimesed vaatavad Soome televisiooni, mitte Nõukogude Eesti oma? Muidugi, Eesti televisiooni juhid. Siin nad istuvadki. Nad saavad käsu kohe välja mõtelda, mida Soome televisiooni vastu ette võtta. Programmijuht Voldemar Lindström kutsutakse partei peamajja. Sissejuhatuseks saab ta kõva peapesu. Soome televisiooni jälgimine tegi loomulikult parteijuhtidele peavalu. Siis olid süüdlased muidugi meie meedia, kes nagu ei võidelnud või ei leidnud vajalikke
vahendid, et siit teistsugust informatsiooni levitada. Nüüd tuleb vajalikud vahendid leida. Parteimeeste plaan on selline. Eesti televisiooni vaadatakse ju nii siin kui Soomes. Veengu siis meie telekanal oma saadetega, kui vahva on tegelikult elu Nõukogude Eestis. Toodagu see täies ilus lavale. See on mõeldud 9.–11. klassini. See vorm koosneb seelikust ja jakist. Ja Soomes muutuvadki Eesti telesaated popiks. Ainult veidi ootamatul moel, kui tore materjal mitmetele Soome naljasaadetele. Ylimääräinen vekki, kärsidet sikäpuugel loiduses ja räppapöksy puntis, parsidet visane poimu. Toimepides jälge tasane õlu, kunis modelinugel kaubamaja akkunas. See pull peab lõppema, otsustab Karl Vaino. Algab täiemõõduline kampaania Soome televisiooni vastu. Sõja avapaugud laseb Vaino Moskvas, NLKP kongresside palees. Эстония в силу своего географического положения находится на переднем крае идеологической борьбы. Притом на таком участке, где огонь антисоветской пропаганды имеет очень большую плотность. В последнее время подрывные действия идеологических противников приняли особенно яростный и злобный характер. Все это иначе, как психологической войной, не назовешь. Kevad. Hooaja viimane episood. JR on üksi oma kontoris. Keegi siseneb. 2 lasku. JR langeb maha. Lõputiitrid. Kes tulistas JR-i? Panin Urvele kirjaposti. Lubasin sügisel kindlasti edasi kirjutada. Siis viidi mind suveks pioneerilaagrisse, nagu ikka. Sain Jaakult viimase kirja. Tuli välja, et JR-i oli tulistatud. Ta võttis südamest kinni ja kukkus pikali. Veri hakkas jooksma. Aga ma ei saanud küla peal öelda, et enne sügist midagi ei juhtu. Kõik ju ootasid. Ja nii ma siis aitasin natuke kaasa ja rääkisin omast peast, mis edasi sai. Et esmaseks sihtmärgiks on just Nõukogude Eesti laste pead, kinnitavad ka spetsialistid. We had pop music, we had jeans, we had sex, we had every sort of thing that makes life exciting when you're young, and this was a powerful weapon. Есть тексты, которые раскрыты, допустим, очень интересные тексты ЦРУшные есть по молодежи. Один из важных пунктов, на который они опирались, что в 1985 году на сцену выходит большой объем молодого поколения родившегося. Siin meie põlvkond lava ette tormabki. Jookseme Vainole lilli viima. Aga me ei saagi ju teada, et parasjagu hautakse Eesti kommunistide peamajas kurja plaani. Vaino allkirjaga salajane määrus räägib kodanliku televisiooni poolt vabariigi elanikkonnale avaldatava mõju neutraliseerimise abinõudest. Soome televisiooni pihta antakse siin valanguid nagu puusalt. Городские и районные комитеты ЭКП, министерства и все другие идеологические ведомства должны относиться к ведущейся борьбе с враждебным политическим влиянием буржуазного телевидения как к одной из важнейших задач в своей работе. Karme käske ja keelde sajab Vaino kontorist meile jäise paduvihmana pähe. Kui ma käisin 3. klassis, viidi vanaisa rändava neeruga haiglasse. Minu äri käis allamäge. Karl Marxi nimelises haiglas, kus vanaisa oli, võeti puhkeruumi televiisorist Soome plokk välja, nagu vist kõigis riigiasutustes.
Vanaisa veel ütles, et ehk sellepärast tema neer rändamise lõpetas, et juba igavaks läks ja oli vaja koju saada. Vastatoimenpiteet saivat suorastaan huvittavia piirteitä, niin kuin EKP:n yritys tai hankkeet kaataa Tallinnan rakennusten katoilta semmoiset TV-antennit, jotka oli suunnattu Suomeen. See pealt näha lihtne mees, Nikolai, langeb ühena esimestest selle kurja kampaania ohvriks. Ühel kenal hommikul askeldab ta kodukatusel grupp seltsimehi saega. Tulid ühesõnaga televisiooni mehelt kohale, võtsid ühe anteeni püsti, ülejäänud koristati ära. Lihtsalt anti käsk ette, võtke maha ja kõik. Meil ei olnud mitte midagi erilist. Eesti televisiooni filme vaatasid või siis vaatasid Vene televisiooni poolt need sõjafilme. Kaua sa neid ikka vaatad? Tahaks nagu näha, mis välismaal toimub. Selleks oligi siis see Soome televisioon, mis meile, ütleme niimoodi, tõi nagu välismaailma tuppa. Võimumehed kuskil kõrgel ei võigi ju sel hetkel aimata, et nad on enesele saanud üpris ohtliku vastase. Nikolai on nimelt kirglik leidur. Varsti sünnib ühes köögis vastuplaan, aga sinna me veel jõuame. Kõikjal peetakse pikki koosolekuid ja tehakse raporteid võitlusest Soome televisiooniga. Eriti kohtades, kus kuidagi pole võimalik Soome televisiooni näha. Seal, kus on ka koosolekud lühemad, et jõuda koju telekat vaatama. Brežnevi Nõukogude Liit elab selleks ajaks paralleelreaalsustes. Все это иначе, как психологической войной не назовешь. Vapustavad teadaannet meie maad ja NLKP-d tabanud ränkraskest kaotust elasid väga sügavalt sovhoositöötajad üle. Meile, põllumajandustöötajatele, oli see kaotus eriti ränk. Kui tuletada meelde seda, et just Leonid Ilitš oli see, kelle juhtimisel ja suunamisel töötati välja põllumajandusele ülesannet toitlusprogrammi elluviimiseks. Kell on 12:45. Sark